Vau, tere Riina! tere, Merike! Jaa, rõõm näha sind siin ja esiteks olid üks julgetest, kus kohe põmm tegi, kirjutas mulle Messengeri, kui ma hõiskasin välja selle oma metsalõõtuskäigul vist, et kes soovib tulla lihtsalt vabas vormis lustima avalikult oma numbritega. Mina ütlen lustima muidugi, nii et aitäh sulle, Riina, selle eest. Ja see tundus õige ja ma loodan, et see on vastastikune. Ma ka lustin hea meelega. Absoluutselt, sellepärast et ma hakkasin vaatama meie vestlust ja mõtlen, et aga ma ei tea, millal sa sündinud üldse oled ja siin nii kaua, kui atra seadsime lõbusalt ja nalja viskasime, et kõik kaamerad ja mikrofonid toimima saaks, siis avasin su kaardi ja mõtlen, et joh, ei tea, mis naine mu ees on. No nüüd läheb põnevaks. Ja muidugi Riina ütles, et ma tean seda et vaatame, mis siit tuleb, aga suurepärane. Kuidas sa ennast täna tunned? No ärevil, ärevil. Mul on selline kogemus esmakordne. Ma ei ole nii proff nagu siin mõned, aga inimesed ju arenevad ja ükskord on see esimene kord. Jaa, absoluutselt, aga küsin veel ka seda, et kui palju sa ennast muidu uurinud oled, et sa oled üsna selline suur tüdruk juba, ütleks niimoodi vanuse poolest, et kas oled üldse sellistest, astroloogia, numeroloogia, human design, kõik sellistest vaimsetest asjadest huvitatud olnud? Ähm, jah, kui on kas-küsimus, siis on konkreetne vastus, et jah. Jaa. Aga ma ei ole ühegi asjaga nendega süvitsi läinud, mitte ühegagi. Ma Mhm. olen ka näiteks konstellatsiooniõpingud läbinud, aga ma ei ole ühegi asjaga läinud süvitsi, aga ma tean igast kohast, mis on nagu, mis kohad mul nagu kuskil on ja mis mulle endale ka huvi pakuvad. Jah. Jaa, aga nüüd, et asja juurde minna, siis kõigepealt räägin teile tutvustuseks, et Riina kood on siis selline hästi nunnu kood nagu 22599. Et jälle tahan ütelda, teie olete nii pikalt sinna osad olnud siin kanali peal, et te juba teate väga hästi, mis numbrid need on. Aga Riina nõusolekul, et vabatahtlikuna lubas ta siis oma sünnikaarti piiluda, nii et lähme vaatame kõik koos. Kas oled, Riina, näinud oma sünnikaarti enne? Ei ole. Vau! Nüüd läheb action'iks. Ja ma teen siis selle, jagan ruutu meie kõigiga ja siis hakkan kuskilt otsast pihta, siis vahepeal jälle tuleme siia niimoodi tagasi ja siis kommenteerida. Muidugi jooksvalt saab ka kommenteerida, et see ei ole mingi loengu versioonis absoluutselt. Ja nüüd ma jagan, vaatame, kas meil tuleb see. Vau, ahah, ta juba tuli väga suurelt. Ja, aga siis nii nagu te näetegi ja sa näed, Riina, muidu hästi praegu ekraani, jah? Äh, ja kui ma panen prilli ette, siis ma näeks võib-olla, tähendab, need väiksemad numbrid on natukene see, aga noh, ja ma näen just ja nüüd on hästi, jah Ja ma siis algatuseks näitan siis eelmänguks, et kuskohast tulevad need edukuse koodi numbrid, need tulevad nendest kolmnurkade tipust ja siit näeb väga hästi siis 22, 5 tuleb siis sünniaasta kokku liidetud ja siis tuleb 99. Ja noh, kes juba mu kanalil pikemalt on olnud, siis te näete, mis siin all on ja Riina ka nüüd näeb juba suuremalt, eks ju. Ja niikaua kui Riina siin ekraani ja mikrofoni ja seda kaamerat käima lükkas, siis ma ütlesin ka, et oh, kellega mul tegemist on, et me peame hakkama siin seda nagu mikrofoni ringi keerama, et sina saaksid varsti minule rääkida hoopistükkis, et tavaliselt selliste numbritega inimene tajub seda maailma nagu seda, ütleme, peent maailma väga hästi. Ja nii nagu meil siin juba jutuks tuligi, et sa ütlesid, et sul on enne ka juhtunud niimoodi, et tehnika ei tööta, siis tahtsin ütelda, et televiisor ei tööta, aga kõik sellised tehnikad, mis sinu ümber on, siis need aeg-ajalt hakkavad trikitama. Sain ma õigesti aru või? ja televiisorit ma ei vaata, sisuliselt pole kunagi vaadanud. Vot nii, saite. Sellepärast, et Riina elu on ise endal nagu üks suur televiisor, ma on, arvan. on, Ja et sul seal seda materjali jätkub, sellepärast et see viitab ka sellele, et sa lapsepõlves olid tegelikult juba hoopis teises maailmas kui sinu eakaaslased. Sellepärast, et siin on sellised huvitavad numbrid. No kuna see on sinu iseloomus väga tugevalt see esoteerika, vaimne maailm, ütleme siis tavalises keeles kummituste nägemine, nendega suhtlemine, teispoolsusega võib-olla ka suhtlemine, sõltub, kas nägid või mitte. Aga 22 sinu sellest
sünnipäevaga ainuüksi, mis välja tuleb, see viitab sellele, et sinul informatsioon jookseb kuskilt ülevalt, sa oled väga tugev kanaldaja. Ehk siis ütleme, ühe podcast'i külalisega oli nii huvitav jutt, kui ta ütles, et oli väike tüdruk, läks emaga poodi ja siis keegi naabrinaine tuli, ütles, oi kui ilus laps. Ja siis podcast'i külaline ütles, et mis sa, noh, tajus, et mis sa valetad nagu, et ma arvan, et sina oled juba üsna varakult nooruses juba tajunud inimesi peenemalt. Peab see paika? Ja kui ma täna vastan jälle sellele, siis see peab, aga noh, mul ei olnud seda teadlikkust päris mitmetel põhjustel, aga ma väga palju oma lapsepõlvest veetsin oma vanaemaga, kes on nüüd ilmselt siis see, kuidas ma siis ütlen, see asjapulk, kellega ma pidin lihtsalt koos olema ja jälle kõigest sellest ma saan alles nüüd täna aru. Siis ta oli normaalne vanaema, tundus nagu vanaema ikka, aga täna ma vaatan sellele asjale küll hoopis teise pilguga. Jaa, sest see on hästi huvitav, nagu sa, Riina, ütlesidki, et vaata, sa ei saanud lapsepõlves sellest aru, et ma olen paljudest klientidest aru saanud, et kellel on need kummalised numbrid nagu heas mõttes. Siis nad ütlevad ka seda, et nad on kogu aeg arvanud, et kõik on sellised. Et noh, et me kõik oleme sellised. Ja muideks, see vastab tõele, jah. See ongi see, et see erinevus, ega see on ju tänapäeval samamoodi, et miks inimesed siukses duaalsuses istuvad, et iga inimene näebki teist inimest läbi enda prisma ja siis ta kujutab ette, et kuidas ta sellest asjast aru ei saa või kuidas ta siuke on või kuidas ta siuke on, eks, aga tegelikult on ju see, et me oleme ju kõik erinevast kohast pärit, hakkame ja siis eks on see on selleks põhjuseks, nagu ma ütlen oma sünnikoha juurde veel, et ma olen kaksikuna sündinud, mu vend suri sünnitusel ja tegelikult ma olengi elanud mitme eest. Vau, no nüüd on see külmavärina koht mis tähendab siin, et mingisugused energiat hakkasid jooksma, et ma saan aru, et mul ei ole ainult Riinaga au praegu koos olla, et siin on ka keegi teine meiega koos, aga vaatamata sellele lähme lustime edasi ja samas on tead kui huvitav. Need, kes on seal teisel, sinu sünnipäev on ju 2. ja veebruar. Ja see viitab hästi tugevalt sellele, et sul on nii tugev intuitsioon juba mitte nende 9. pärast, aga just see, et sa tajud seda teist maailma. Sul on justkui kolmas kõrv ja sul on justkui kolmas silm ja sa ütled vahepeal asju, mis sa mõtled isegi nagu juba noorena sa ei sulandunud nagu noorte oma vanuste sisse, seepärast et sa nägid kõike nii teistmoodi. Kuidas lasteaias ja koolis hakkama saamine oli, et ma saan aru, et ikka sulandud ju massi kuidagi, eks ju? No ma olin see, kes ma olen nagu, kuidas ma nüüd, et ma sain väga hästi hakkama, ma olin ikka 5-line. Ma pidin vastama, mul on väga raskete noorpõlve ja lapsepõlve saatustega vanemad olnud ja ma pidin nagu kuidagi nende unistusi täitma. Lähme piilume. Ja kuna ma pidin nagu üksi, mul ju ei olnud seda nagu, ma olen nagu üksik laps, eks ju, ja siis ma olin hambad ristis, aga ma tegin neid asju, kõike, mida oli vaja teha, ma tegin. Mul praegu siit jookseb välja, no ütleme siis see, et sul on siin 2 kuud ka, mis viitavad sellele, et sul on selle enda väljanägemise ja enda kriitilisusega on olnud väga palju väljakutseid, et sa ütleme, oledki ennast võib-olla mingil eluperioodil, eriti noorepõlves seal kuni 18 hinnanud ennast teiste järgi ja siis on ju see aeg ka olnud, kus võib-olla polnud parajalt neid riideid, mida tahtsid selga panna ja kellel olid paremad. Et see nagu, ma arvan, et pigem oli see, et sul oli suht raske lapsepõlgu, vaadates nüüd isa karma õppetunde, see tuleb siis siit 4-st ja tuleb 14-st, siis mul on millegipärast selline tunne, mina ainult ütlen seda, mida ma numbrites näen, et ta võis olla üsna selline karm tüüp, selline nõudlik. Mitte minu suhtes. Okay. Ja mina olin ikkagi tema, aga mulle väga tundub, et midagi sellist võis olla enne minu sündimist.
okei. Sest vaata, 4 on selline väga tugev, kui nüüd rääkida isiklikust aasta sellest energiast, number 4, siis see tavaliselt karmutab meid kõiki paika. Ja kui siin isa või ema suguvõsa karma õppetunnis tuleb see number välja, siis see viitab väga selgelt sellele, et seal on hästi palju sellist nagu jäikust, kontrolli, jõudu ja sellist, et minu sõna maksab, vaata sellist, aga me ei pea sinna see vastab tõele, jah, nii oli. Sest ema suguvõsast jällegi tuleb see, et 20 viitab hästi palju kurgutšakrale. Nüüd, kui vaadata nagu heas mõttes ja tal on ka 7, heas mõttes on see, et ka võis olla müstiline naine, võis olla väga kiire naine ja väga hea nagu selline diplomaat, läbirääkija. Teine variant on see, et võis olla kas väga laisk ja käsutas teisi ja olla selline kisakõri. No vot. Ütleme niimoodi, et esimesest variandist, see oli nüüd, ta oli mitu versiooni sai valida, et ta oli hull, ta on edasi, aga tähendab, ta elab siiamaani, aga noh, iga enam ei ole see, eks ju, aga et hull tegija ja hull läbirääkija, kõik, aga ka hull kisakõri. No vot, väga hea. Need asjad nagu läksid nagu jah, et ta ei olnud kindlasti mitte laisk, et see on nagu jah. Seepärast, et 7 suhtes, sest kuna mul on ka 7 väga palju, siis ma olen väga kärme, ma teen hästi kiiresti ja ma olen, varem olen olnud väga nõudlik teiste suhtes. Nüüd ma saan numeroloogiliselt aru, et nii kui ma nõuan teistelt sellist asja, siis ma olen kohe miinuses, et siis ma lihtsalt hoian mokka maas, vaikselt askaldan ära omad asjad ja ma saan aru, et igalühel on oma tempo. Aga nõukaaeg, ütleme siis ikkagi, mulle meeldib seda sõna kasutada, siis seal me pidime kõik parimaks lüpsilehmaks saama, lüpsjaks saama sinna autahvlile, vaata, et kes kiiremini jookseb, see sinna jõuab. Jaa, aga lähme luusime veel natukene sinu eelmistest eludest, siis eelmistes eludes näiteks see, mis mul silma hakkab, see toetab väga hästi sinu praegust seda 9. ja 18. jada, siis sa oled seal olnud juba kas usuga seotud, mitte niivõrd esoteerika ja nõidumisega, aga sa oled olnud mingisuguses sellises mitte sektis, aga kuidas ma ütlen, nagu usk on ikkagi nagu mingi usk, sa oled kuskil mingites raamides olnud ja sa oled kuulunud kuhugi süsteemi. Noh, kas kirik, klooster või mingi asi. Ja samas näiteks number 7 sinu eelmistest eludest tuleb välja see asi, et sa oled olnud nagu justkui koopaelanik või nagu ütleme Eesti mõistes on selliseid väikseid ühetoalisi maju, kus juba ammu lagunenud väike selline, aga keegi ikka elab seal. Et sa ka oled võib-olla aeg-ajalt tundnud, et see 9 ja 7 kõrvuti veel demonstreerivad seda, et sul meeldib väga palju üksinda aega veeta. Jah. Vot, nägite? Jah. Ja see tähendab seda, et aga see ei tähenda, et sa üksik oled, sellepärast, et sul on perekond, sul on lapselapsed, sul on tegelikult siis, kui sa soovid, sul on olemas ka seltskond, sa oled seal ja siis, kui sul on vaja, siis sa alati oled ka oma ruumis ja sul on endaga mega põnev. Vastab tõele. Jah. Ja siin number 6 toetab seda number 6, mis tähendab seda, et sul on olnud väljakutseid armastatu leidmisega, oled sattunud võib-olla petetuks, ehk siis armu kolmnurkadesse, sina oled susserdanud seal ja samamoodi on ka see, et eelmises elus sa oled mingite olude sunnil pidanud jätma oma tõelise armastuse maha. Ja siin ma olen nüüd aru saanud läbi klientide, see on siis eelmisest elust, aga see tunne on su sees. Et justkui, et sa ei ole piisav või sa pead rohkem tegema selleks, et sa saaksid nagu selle vääriliseks, selle elukaaslase või töökaaslase või pomo vääriliseks, saad aru, et kogu aeg see tunne, et ma pean veel rohkem natuke pingutama, sest eelmises elus vaata siis, kui lükati kokku sind mingisuguse elukaaslasega, noh, kuidas siis mingid kuningad said ju endast 2 korda noorema on ju lapse, kes kuskil oli kokku lepitud vanematega, lükati kokku. Noh, et sa oled midagi sellist kunagi läbi elanud, et sa võib-olla mingi, kuidas ma ütlen, Antsu armusid kunagi seal eelmises elus, aga tegelikult pandi sind hoopis Tiiduga kokku ja sa pidid Antsust loobuma. Aga see on sinu sees selline, mis kannab sind siin elus, on selline igatsuse tunne, armastuse vajadus. Vot, aga sa ei pea midagi ütlema, sellepärast, et see kuus ütleb seda lihtsalt. Ja ma ütlen siis, et ma vaidlen siis vastu, kui mul midagi vaielda on, aga siis, kui ma ei vaidle vastu, siis nii on lihtsalt, on ju. Ja samas, kui tuleb mingi selline terav lugu või mingi mälestus, mida tahaks jagada, siis saab alati ka jagada või mingi näite näiteks tuua. Et mulle endal eriti 6 ei ole, mul on seal teised numbrid ja ma tunnen nagu küll väga sellist, trigerdab siin elus väga palju.
Aga lähme luurame edasi, nüüd lähme sinna ametisse ja ma kõiki numbreid ei võtagi meelega läbi, et oleks ikkagi teie, kes te nüüd vaatate, tekiks ka huvi ja mõtled, et kurjam, aga mis, ta jättis just ühe numbri rääkimata, et mul on see seal tipus. Ära pabista. Kui sul on mingi oma sünnikaart juba, mitte mingi, aga kui sul on see tellitud, mine luusi, mis seal on ja kui on küsimusi, siis saad alati pöörduda mu poole. Lähme vaatame edasi. On põnev juba, Riina, või? Muidugi, väga. Mulle räigelt see maailm meeldib. Mulle meeldib luusida numbrites. Vau, ja mis me siis vaatame? Me nüüd vaatame ameteid. Ja ametid tulevadki siis, kes on käinud ametite koolitusel, noh, niinimetatud koolitus, eks ju. Ma ei tea, kas sa käisid seal või? Ei. Okei, aga siis see tuleb siis aasta kokkuliitmisel, edukuse koodi keskmine number, ma alati räägin, aga siit hargneb veel igasuguseid numbreid ja tagurpidi kolmnurk siin viitab siis sellele, mida sa oled juba eelmistes eludes kogenud, aga sul on antud see siia veel kord. Ja mõnele on see aeg-ajalt nagu pead plahvatab, miks nii palju numbreid, aga see ongi see, et need kõik tegelikult kokku annavad sulle seda, mida sa kõike suudaksid ja oskaksid teha, aga siin on üks väga oluline asi. Sul on vaja teada, mis su hingemissioon on. Seepärast, kui hingemissioon on sul, noh, ma lihtsalt loobin praegu, et on traktorist, eks ju, sellist hingemissiooni pole olemas, aga siis ametite kolmnurgas on sul kõik hästi mingi pühaku ametid, siis järelikult sa pead sealt leidma veel mingisuguse, mis sulle sobib, võib-olla töömeestega ja nii edasi. Aga Riina missioon on väga haruldane ja see on 9-9-18. Ja see missioon viitab sinul sellele, kui ma olen üldse rääkinud missioonidest, siis on kaks sellist väga haruldast, on 5-10-15 ja 9-9-18. See tähendab seda, ma teen korraks siia suurde ruutu. Üks parm hammustas mind praegu. Suslik. See ei olnud oluline praegu, aga ei tahtnud kannatada. Siis selliste missioonidega inimesed, nüüd teie ka, kes te nüüd vaatate seda videot, ehk siis seda missiooni arvutatakse, on üks rehkendus, need kolm numbrit ei tule, neid ei saa kohe hopstigi selle edukuse koodist arvutada, selleks on vaja ikkagi sünnikaarti suuremalt vaadata. Aga nende hingemissioonidega 9-9-18 ja 5-10-15 tähendab seda, et ütleme kuni 35-40 on mega palju sellist haput, vastikut, magusat segusuppi vaja ära süüa. See tähendab seda, et elu viskab sind mitmeid kordi kõhuli. Noh, mitte heas mõttes kõhuli lebama lihtsalt, aga see, et sa lihtsalt hästi palju väljakutseid on. Ja see antakse selleks, et sa lõpuks ei jõuaks kuhugi tabletide otsa ja vaataksid, et millal see kõik ära lõpeb, aga selleks, et meil on kõrgem missioon tulla siis inimesi toetama, aitama ja needsamad kogemused, mis me oleme saanud siin elust, lihtsalt neid inimesi aidata sealt välja, läbi nende oma kogemuste. Vot, nii et sinul, kallis Riina, on, võta kui. Mis minul juhtus siis oli see, et ma olin ju õppinud raamatupidajaks, töötasin sellena ja siis olin 38, kui mulle öeldi, et rohkem pole vaja tulla. Ja mis mul sellega kaasnes, oli tegelikult see, et ma küll tol korral, seal oli mitmeid põhjuseid tegelikult, aga ma nagu ei hakanud meeleheitlikult mingit uut samalaad, ma ei tea kust, miks, ärge küsige mu käest kunagi, miks ma midagi ei teinud, eks ju. Ma olen pidanud hästi palju justkui vabandama oma elu otsuste või käitumiste või mittetegemiste pärast, aga tagantjärgi vaadates, no kuskilt see ometi tuli. Igatahes ma ei teinud mitte midagi. Mul oli see võimalus lihtsalt olemas ja ma ei teinud mitte midagi ja mul kadusid umbes poole aasta pärast ära lapsepõlvest alates kimbutanud migreenihood. Pärast seda, kui ma lõpetasin nii-öelda raamatupidamise karjääri ja ma tajusin seda alles mingisugune võib-olla siis aasta-paar hiljem, et issand, mul pole tükk aega enam pea valutanud. Et see oli nagu, ma ei saanud sellest kohe aru üldsegist, et noh, ma olin nii harjunud sellega ja siis ühel hetkel nagu oli midagi puudu justkui elust. Ehk siis ma ju ennem pool nädalat umbes reede, laupäev, pühapäev pikutasin paljuski, onju. Aga siis mul oli nagu
aega palju, eks ju. et nagu jah, et niisugused asjad olid küll, et kui see tuli see 35-40, siis ma muud ei oskagi nagu hetkel midagi sellist nii rabavat öelda, aga ma arvan, et see oli minu eluteel üks rabavamaid asju või mingi otsus, ühesõnaga jah. Vaata, see on nii huvitav, et nii nagu ma ütlesin, sa oled üsna suur tüdruk juba seal 59 praegu, aga siis tavaliselt see hingemissioon, see 9-9-18 sinu puhul aktiviseerub seal 45, aga noh, seal kas 2-3 aastat enne või 2-3 aastat hiljem. Ehk siis justkui see, et ta on nüüd aktiivne. Sa saad aru, et seal tugevdub väga tugevasti see, et sa saad aru, et see, kes sa enne oled olnud, et sinus on veel rohkem mingit taju ja ma kujutan ette või tähendab, see on pigem küsimus, et kas needsamad tehnikad, trikid on ka enne sinuga juhtunud või need on aktiviseerunud mingisugusel ajal? Et noh, näiteks pilt ei hakka Mhm, tööle või tehnika ei tööta nii nagu täna trikitasite seal või trikitasid. mhm. No põhimõtteliselt jälle, kui ma tagantjärgi nüüd vaatan seda asja, ei, need, eks nad on mind kogu aeg saatnud, eks ju. Noh, noh, näiteks, miks ma küll ei vaata küll palju telekat, seda mul ka lähedased kõik teavad, aga miks ma täna seda üldse ei ole vaadanud, on see, et ma ei oska seda käima näiteks panna. Mhm. Noh, näiteks, ma pole seda nagu pannud, võib-olla ma oskan ka, ühelt poolt mind nagu ei huvita ja teiselt poolt nagu, ta mul toanurgas küll seisab, eks ju. Aga jaa, kindlasti tagantjärgi autodega oli mul kogu aeg mingisugune teema, noorena kogu aeg mingisugune, kogu aeg ma jooksin aku käekotis või mingisugune sumbutaja oli valest kohast katki läinud, pidin tagurpidi sõitma näiteks või ühesõnaga kogu aeg minuga nagu juhtus, aga see oli nii, noh, see käis minuga nagu kaasas, et see ei olnud nagu mingisugune, ma ei märganud, ma ütlen, et see teadlikkus ju tuli nüüd alles tegelikult noh, mõned aastad tagasi, et ma oskasin nagu vaadata võib-olla neid asju, on olnud aega üksinda mõelda ja vaadata neid asju teistmoodi pilguga, mis ennem oli loomulik ja sa nagu ei saanudki aru, et see oleks nagu imelik. Mhm. Jah. Aga ja ikka juhtuvad asjad ja ikka ma ei saa ja ma tegelikult ju tean seda, aga mõtled ikka, et äkki täna on see teistsugune päev. Ei olnud ka täna see teistsugune päev. Ma korra mõtlesin, et äkki ma siis ei oleks ikka pidanud, äkki ma poleks pidanud, et äkki ma poleks pidanud ikkagi kirjutama Merikesele ja äkki, eks ju, aga vot ikka oleks pidanud küll. Ja tead, Mhm, et see oligi see, et siis, kui te saite sealpoolt need tehnikad kõik korda vaata ja siis ma olin just mhm, ütlemas ühte lauset, et vana Merike oleks öelnud, et lepime teise päeva kokku, enne kui ma numeroloogias olin, siis ma olin selline, et no kui midagi ei toimi, vaata siis noh, siis pole õige aeg. Nüüd ma saan mhm, aru, et need kõik asjad on antud millegi jaoks, ehk siis kui meil oli kokkulepe, et kell 12 teeme selle, siis see, et teil mhm, oli seal mingi vingerpuss, järelikult kell 12 polnud praegu kõige parem aeg. me pidime seda nõksu mhm, hiljem tegema, sellepärast et samamoodi kui sa ütlesid, et sa oled oma elus mitmeid kordi aku käekotis jooksnud ringi, mhm. siis see on okei okay. Tead, mul siin puu praegu pragises kõrval ja selle peale aku käekotis ma vehmusin kohe. Et siis vaata, igalühel ei ole, ma olen küll ükskord jooksnud niimoodi sumbutajad võtnud suurest e-ristist ära ja siis ma mõtlesin, et mul ükskõik, mida nad siin mõtlevad Helsingi kesklinnas. et minul on sellised sumbutaja värgid käinud ikka minu elus, et siis ma mõtlen ka, mul ei ole üheksaid üldse. et, et aga siit väike üleskutse teile, kes te nüüd praegu kuulate ja mõtlete, et ai purjum, aga mul on ka kogu aeg sellised asjad nagu olnud, et pane aga siia, jaga meiega, et Riina tuleb ka, hüppab siit läbi ja ma saadan screenshot'e sulle, et tule ka kommenteeri, et lustime nende numbritega, et vaatame, mis nad teevad. Nad on ju ainult meile antud nagu nautimiseks. Nii, et nüüd me oleme su hingemissioonist rääkinud, lähme vaatame siis sinu ametit, et mis sulle tegelikult numeroloogiliselt sobib ja siis vaatame, kes sa siis oled olnud niimoodi kergelt, et ei pea midagi nagu väga selles suhtes täpseks minema, aga mina siis vaatan sellise pilguga. Sul on väga huvitavad numbrid. Esiteks number viis tähendab väga tugevalt sellist, et sa oled justkui väga hea mentor, õpetaja, coach, selline, kes oskab nagu keerulisi asju lihtsamas keeles õpetada.
ja samamoodi ma ütleksin, et ka mitte noh, kas matemaatika, aga ka selline, miks mitte näiteks raamatupidamine, sa vihjasid, et sa oled olnud, siis ka raamatupidamine sobib siia väga hästi. Seepärast, et see on selline asi, et mis nõuab nagu sellist nagu veitsa uurimist ja puurimist ja et hästi palju peab andmeid koguma ja siis sa saad need nagu kõik kokku panna. See on nagu selle number 5 põhimõte nagu mitmelt poolt. Ja muidugi siin kõige suurem segaja on see, et kui sul on mitu asja korraga käsil, et nagu selline liiga palju virvarri. Noh, selle kohta ma ütleks kohe, et väga hea, et telekat ei ole, televiisoreid, mina ka väldin seda juba mitmeid aastaid, mitmekümneid varsti, et vaatan siis, kui nagu on üks mingi väga hea seriaali mõte. Aga lähme siit edasi, siis sulle sobib selline töö, kus sina saad särada, ehk siis sul peaks olema selline oma bränd või selline oma ülesanne, et sina vastutad selle eest ja sul on niinimetatud nagu alluvad. Ehk siis kõige parem oleks selline, noh, nii nagu mul on näiteks numbrite keel nagu sellelaadne, et mina ise vastutan, mina delegeerin ja selliseid asju. Et kui on selline vastutusrikas nagu töökoht, kus sa saad nagu olla sina ise, mitte see, et sa oled nagu 50 000 seas üks töötajatest, vaata. Et sa saad aru, et see point on. Vot 14 juba viitab väga tugevalt numbrite maailmale. Et seal on juba see, et kui 5 nagu päris ei ole nüüd nagu 100% matemaatika ja numbrid, aga vot 14 juba ütleb, sest see õpetab sellist mõõdukust, see õpetab sellist nagu süvenemist asjadele, vaadata justkui sinna numbrite taha. Et noh, kõik, mis on nagu numbrite maailmas ja üldse ettevõttes nagu olulised, ma ei tea, audiitori või mis asjad seal kõik sinna sisse lähevad, see kõik sobib sinna. Ja 21. Vot see läheb põnevaks. Mina ütleksin 21 on selline lahe, see viitab rahvusvahelisusele. Siis sulle sobib näiteks väga hästi ka selline blogipidamine, miks mitte näiteks YouTube'is figureerida ja jagada oma tegemisi, sest see 21 ja 19 lähevad väga hästi omavahel kokku. Oma ala spetsialist, nii nagu Merike praegu YouTube'is, eks ju, Riina on ka juba YouTube'is, vaata, üks samm on nüüd tehtud, opa! Vaata, kui sa oleks nüüd oma YouTube'i kanal, siis ma kohe annaksin salvestuse ja sa tõstad selle sinna ümber. Vot, aga 21 viitab ka kusjuures seda, et sa oma töös kasutad võõrkeelset materjali või siis ütleme teisest riigist mingit saadud õpetust või mingit sellist asja. No näiteks mõned väga paljud, kes õpivad seal mentorlust või ma ei tea, mingisuguseid programme, siis tegelikult see koolituse nagu koolitus on üldse pärit kuskilt, ütleme Ameerikast või Itaaliast või nagu Venemaalt, nii nagu mina olen Venemaa koolkonnas õppinud. Ja 7 viitab sellele, et töö ei tohi olla igav, peab olema liikumises, vaheldust peab olema, ei saa olla üks luisust ja siis ka see, et sulle see 7 viitab ka, et online töö sobib väga hästi. Ehk siis nii nagu koroona õpetas meile mingil ajal, ütleme raamatupidamine oligi tegelikult selline, et mida sai teha ju kodus ka. On niimoodi olnud? Ja. Saab, oleneb, aga saab, jah. Ja, et noh, et ei tohi rutiini olla, sest sina ei sobi nagu nende numbrite järgi väga selline, et liinitööle ja selline, kus sa näiteks 8 hakkad ühe laua taga töötama ja siis kell 6 lõpetad. Et aga jällegi näiteks 14 ütleb, et sa suudad ka sellist tööd vastu pidada, aga sul peab olema mingi juhtiv koht. Ja 12 viitab väga hästi ka näiteks mingi blogipidamisele, sellisele nagu rohkem rääkimisele, edasiandmisele, naiste ja lastega seotud tööd sobivad siin kõik hästi. Ka, ma ei tea, isegi hooldamine, arst, mingid sellised asjad lähevad ka siia. Ehk siis nagu peredega töö tegemine. No nii, kõik tuututasid välja. Mul pole mitte midagi öelda, ma ei tea, on sul midagi öelda? Täidad augu ära või? Ma natukene võin lisada sinna selle 21 juurde võib-olla. No näiteks ma üritasin nüüd sellest sinu jutust välja koukida nüüd, et mis osad nagu minuga siin võiksid haakuda, eks ju. 21 nii-öelda välismaa. Võib-olla see, et ma ikkagi olen väga huvitatud tegelikult meie, noh, ütleme niimoodi, siis universumi kui sellise olemusest või taustast või noh, ja kõik sinna juurde kuuluvast, eks ju, et noh, et mis meil siis oli, et kas meie inimkond siin Eestis hakkas ikka selle polli hobuserauaga peale või oli ikka kuskilt varem ka keegi inimene kuskil olnud, eks ju, ja noh, ja kuna ma siis nagu instinktiivselt tegelikult tean, noh, see on sama nagu, noh, ma nagu ei saa nagu näiteks kooliõpikut lugeda, eks ju, no ajalooõpikut, ma pole kunagi saanud, mul muideks ajalugu ei olnud koolis väga hea,
jälle, ma ei teadnud, miks mul see hea ei ole. Sellepärast, et ma nagu ei osanud, ma nagu pidin rääkima, ütleme niimoodi, eesti keelt võõrkeelena. Mm. Noh, ma nagu ju lugesin, ma ju sain aru, mis seal nagu kirjas oli, aga ma nagu pidin midagi nagu, aga ma jälle, see on mitteteadlik, ma ei osanud seda põhjendada, vot miks ma seda nagu justkui ei tea, miks see minu jaoks keeruline nagu on, nagu et see. Ja siis ma nüüd olengi, ma ei oska öelda, siis ütleme 5 aastat või tegelikult ma olen pikemalt, aga no ütleme niimoodi, et kui siin nagu intensiivsemalt välismaa keeles uurinud neid asju, neid siit ja sealt, mitte et ma selles hea oleks, me ei saagi heaks selleks, me ei saa selleks heaks kunagi, sellepärast et kogu aeg ju asjad on muutumises ja aga enda jaoks ja mulle on see nagu meeldinud, see on see, millega mina nagu justkui aega sisustan, et välismaa keeles ma uurin siis ühte asja ja teist asja ja see on hea. Ja kusjuures tead, sind kuulates ma panin ühte asja tähele, nii naljakas, vaatasin, mu selja taga on mets, vot siin kohas. Vaatasin, kuidas pilved on tulnud niimoodi, nagu siin oleks mingi mägi üleval. Ma praegu mõtlesin, minu meelest seal mingit mäge ei tohiks olla, aga ikkagi ma olin sinu juures fookuses ja vahepeal mõtlesin, käisin läbi, kui ma neid pilvi vaatasin, seda 21 ja 21 tähendab seda eriti nüüd tänapäeval, kus kohas on seoses selle maailma olukorraga on tulnud väga palju võõrkeelt rääkivaid inimesi ju ka meie koduriiki, siis Eestisse ja mina elan Soomes, aga siin on see juba enne seda sõda nagu toimunud, et siis ka see tähendab seda, et sina sobitud tegema tööd ka võõrkeelt rääkivate inimestega. Noh, nagu on sellised asjad, ma tean väga palju, ma tean ka, noh, ma olen lastekodus ise töötanud, kus meil tulidki vene keelt kõnelevad lapsed lastekodusse ja siis mina kasutasin sel ajal, ma olin juhataja mingi aeg ja siis olin lihtsalt töötaja. Kasutasin just neid õpetajaid, kes seal siis väikses Tudulinna koolis olid, siis nemad tegid veel kõrvalt neid selliseid, õpetasid eesti keelt neile lastele, et nad integreeruksid kiiremini kooli. Ja ma tean, et noh, näiteks ka sellega seotult midagi, ütleme võõrkeelt rääkivad lapsed, siis sul on see oskus integreerida, sest number 5, mis oli seal tipus, on nagu see õpetaja, nagu sobib väga hästi, ehk siis sa oskad keerulisi asju nagu lihtsalt rääkida. Vot see on nagu sinu selline point. Siit juurde kohe, vot olekski mööda läinud juba vanusest, aga aastal siis, kui ma olin 35, siis meie peres, kus siis oli isa, ema ja 4 last tol ajal, tuli järsku täiesti ootamatult, ei juhuseid ei ole olemas, kuigi mulle meeldib see sõna õudselt kasutada, et juhuslikult, aga jälle minu ümber olevad inimesed teavad väga hästi, mis mina juhustest arvan, eks ju. Ja täiesti juhuslikult tuli meie perre Saksa selle ÜFU vahetusõpilane. Ja jälle, et mitte nüüd siis siia kinni jääda, ta oli Eestis elanud enne meie tulekut, ta vahetas oma nagu seda perekonda mingil põhjusel ja ta ei osanud üldse, üldse on jälle võib-olla liiga üldistav, aga põhimõtteliselt ta tuli suhteliselt umbkeelsena meie perekonda. Aga meil olid tol korral, mul olid nooremad lapsed 4 ja 5 ja ta oli 3 kuud meie juures ja ta läks ära, ta oskas eesti keelt. Ja ta muideks siiamaani suhtleb meiega ja ta tuleb, ta on mingisugune 2 päeva Eestis ja ta räägib täiesti selget eesti keelt. Ja kui ma ütlen täiesti selget eesti keelt, siis ma ju tean siin meie ümber küll, kuidas on see selge või vähem selge eesti keel. Ta räägibki väga õiget eesti keelt ja ta läks hiljem ka õppima soome-ugri keeli. Nii et selles mõttes tal on ikkagi see baas ka justkui taga, aga ja, et nüüd on juba 24 aastat möödas sellest ja reaalselt ta õppis väga-väga kiiresti ära selle eesti keele, eks ju, nii et jah. Isegi huvitav. No vaata, see ongi niimoodi, et numeroloogiliselt, kui ma vaatan su sünnikaarti, siis midagi seal ju mingi iva on ja vaadake teie ka, kes te nüüd olete saanud oma sünnikaardid ja mõtlete, et ma ei tea, et see ikka päris nii ei ole. Aga no palju me siis siin elus elame, on ju, no ütleme siis keskeltläbi 100 aastat, eks. Aga võib-olla vähemalt.
vähemalt ja kui mitte, -hmm. ma arvan, et sinu missioon paneb lihtsalt täiega minema, see Mm hinge, -hmm. Mu see üle. vanaema elas 10 kuud jäi puudu 100 aastast ja jälle tema tausta ma ei hakka hetkel rääkima, jälle meil on muu teema praegu, aga tal jäi, ütleme niimoodi, et ta oleks pidanud juba surema 50 aastat varem. Aga nii juhtus lihtsalt. Ja Ja kuidas ma saan tast kehvem olla? ei no müts maha, ma ei tea. Üleüldse selles suhtes ma kujutan ette, et teie suguvõsas ongi äkki pikaealised inimesed, seepärast On, jah, sest ma ise mõtlen seda. emaliin on pikaealised, jah. Ma olen tähele pannud nendel inimestel, kelle edukuse koodi lõpud on 9, siis no te võite jälle teie ka, kes te kuulate, kellel teil on siis ka, kas kaasa rääkida siia kommentaarides või vastu vaielda, et kipuvad olema suguvõsas kuskil mingis liinis pikaealised inimesed. Et kas sina ka juhuslikult oma sugupuud oled uurinud või huvitunud sellest? Sa räägid nüüd? Väga, väga. See oli peaaegu ainukene asi, mida ma üldse mäletan, mida ma lapsena tegin. Ja see tundus inimestele, just ma vist eile või üleeile lugesin, et need 30ndate, 40ndate aastate inimesed, need oli see vaikiv põlvkond, eks ju. Nad olid lihtsalt sellisel ajal sündinud, kui laps ei tohtinud üldse rääkidagi, eks ju, et seepärast, et see aeg oli lihtsalt selline. Ja eks nad ju kasvasidki selliseks keskkonnast tingituna ja minu ema oli täpselt samamoodi, aga minu vanaema oli ju juba vanem ja tema justkui nagu valgustas mind. Ja ta rääkis ausalt. Kui ma täna mõtlen, mul on ju ka neid lapselapsi 0-st peaaegu 19 vanuselt, eks ju. Muideks mu kõige vanema lapselapse sünnikood on 4-9. Ja lihtsalt jutu jätkuks. Mööda minna siis, et ütlesid ära. Ja et siis ma ei kujutaks ette päriselt ka, et mina oma lapselastele räägiks üldse seda juttu, mida mina kuulsin, millega ma kasvasin. Eks ma nutsin ja kuulasin. Aga vanaema see oli nagu midagi muud, see ei olnud justkui selle lapse traumeerimine. See oli nagu justkui õpetamine. Ma ei oska seda võib ju öelda, et mis mõttes üks vana naine pidi siis niimoodi nagu justkui tegema, eks ju, kui see laps nagu niimoodi, aga ma kogu aeg küsisin. Näiteks mul vanaemaga oli üks niisugune asi. Meil olid need jutud tavaliselt magama mineku ajal, eks ju, kui tavaliselt loetakse raamatuid ma õppisin väga varakult lugema. Seda ma oskasin ise ka, aga vanaema jutustas oma lugusid. Ta oli 15 aastat Siberis olnud aga mind huvitas veel, mis oli ennem seda. Ja näiteks vaatan, ma olin ilmselt siis juba vanem, ilmselt 2. või 3. klassis, ta näitas ühte pilti, kus ta oli siis koolis ja ütles, et ma ei tea, kui vana ma siin olen, aga mingisugune 10-11 äkki, tal oli mingi ruuduline kleit seljas. Ja mina kohe selle peale, kuule vanaema, kui sa kooli läksid, et missuguses riietuses sa siis läksid? Kus ma mäletan? Ja mina kohe, silmad nagu tõllarattad, mul ongi tegelikult niisugused suured vasika silmad olnud. Vanaema, et sa ei mäleta, mis riietes sa kooli läksid. Minul oli see järelikult vahetult selja taga, eks ju, ja et kuidas sa vanaema ei tea sellist asja. Aga midagi, mingi vastuse ma sealt sain, kas ta siis lihtsalt natukene nagu selleks, et ta ma tõusin ikka istukile, eks ju, et ma nagu väga detailideni ma tahtsin tegelikult öelda, mul oli väga detailideni igasuguseid asju vaja teada. Ja tõenäoliselt täna ma olen oma suguvõsas, ma usun, sugupuus, võib-olla siin 4. põlve, kui siin nüüd välja minna, ainuke inimene, kes neid lugusid üldse teab. Ja ma usun ka, et ainuke inimene, kes sellisel kujul on seda kõike uurinud ja tõepoolest ma olen teinud endale oma lastele 7 põlve sugupuud. Mulle hullult meeldib seal ajaloo arhiivis tuuseldada. See on mul ka niimoodi, et kui on mingisuguses raamatus 400 lehekülge, siis ei viitsi ju kõike läbi võtta. Võtame näiteks mingisuguse lehekülje, ma ei tea, näiteks 287. Näed, tuligi juhuslikult õige leht välja, eks ju.
eks ju, no et ühesõnaga ja ma ei oska seda nagu öelda, et kust, no ja mul natuke väike vilumus on, aga jube palju on tunnetuse peal ja ma ei oska seda põhjendada. mm. Mõnikord vaatad küll neid, et oota, kust ma nüüd seda osa alustan või kust ma seda osa alustan, aga noh, kuskilt alustame, hakkame kuskilt peale ja ongi 10 minutit ja kõps on jälle ja see koht on küll nagu oleks eksamil 5 saanud, ütleme niimoodi siis siuksele nagu inimtasandil on see selline tunne nagu, et jess, ühesõnaga, see asi nagu, et see on nagu tehtud, sest ma seda rohkem ei pea kunagi uurima, vot. Et noh, ma näen seda juba kõike. Ja kusjuures vaata, kui huvitav see sinu lugu on, nii huvitav ja põnev kuulata, sest siis, kui ma õppisin numeroloogiks, siis meil oli siin üks osa sellest tööst. No vot, kes kooli tulevad, siis ka saavad numeroloogia kooli, mis ma sügisel alustan. Kuupäeva veel ei tea. Aga seal on ka seesama sugupuu. Sa tegelikult näitasid mulle seda sugupuud ka, mis oli nii huvitav. Sa võid kaugemalt veitsa näidata, et siis ei näe neid. See on mul tütre oma, Mhm. lihtsalt Ja, tegin natuke jah. kõigile niimoodi ja et ühesõnaga siukene 7 põlve, eks, ja no ja kõiki andmeid ei ole, osasid andmeid tõenäoliselt ka ei tule, palju asju on ju hävinud, eks ju, ega ju peast välja ei mõtle, aga ütleme niimoodi, et ikka vaatasin just üks päev pilguga, et tõenäoliselt oma lastelastele saan ma täiesti täpse sugupuu juba teha. Et noh, see on juba põlvkond edasi ja juba on rohkem infot ja tegelikult juba korralikum info nagu olemas. Vaata, mis ma hakkasin mõtlema, siis mis me koolis pidime tegema, siis kui me juba oskasime teha seda sünnikaarti. Mul ei olnud, meile ei antud selliseid asju, nagu ma nüüd siin mängin ja näitan teile kõiki asju, me pidime kõik käsitsi tegema kogu aeg. Ja siis me pidime ka sugupuu iga inimese juurde tegema sünnikaardi. Aga see, et näiteks see mõte oli see, et vaata 9 sugupuud või seda 9 põlve. Oh, ma andsin 9 põlve nagu tagasi, et nii palju kui saab. Minu suguvõsast ma sain väga vähe kahjuks üldse andmeid, aga siis osadel, kellel oli, no meil oli ikkagi vene koolkond on ju, seal osadel oli selline kuulepuu, et raketipuu ja siis tead, see sinu sünnikaart on kuskil olemas sinna tagasi 9 põlve. Meil kõigil korduvad need, tulevad kuskilt ja mida näiteks võiksite teha, noh, sünnikaart on nagu suurem töö, aga edukuse koodi, kes te nüüd oskate teha, et väike üleskutse, et kalkuleerige need edukuse koodid sinna ka, kes nüüd kodus on niikuinii sellega tegelenud, et vaadake, kui palju kordub teie suguvõsas neid edukuse koode näiteks. Jah, lihtsalt niisama pulli pealist. No minul on jälle, nüüd ma viskan kinda juba. Ma tegelikult vist olen seda ükskord nagu vaikselt juba ka teinud, aga mind näiteks tohutult häirib see kalendri üleminek. Sa mulle ütlesid jah seda, aga ma pole seda uurinud. Aga mina olen jätkanud oma uuringutega ja mida ma siis lõpuks olen avastanud, on see, et mingi aeg tagasi, kuna kalendrile mindi üle alates keskajast riigiti kuidagi erinevalt ja seetõttu ma jään vastuse praegu võlgu, aga tegelikult ju aeti astroloogia, numeroloogia ja taro aeti ühele joonele mingi hetk. Selleks on ju meil ka need tarokaartidel, ka need numbrite nagu väike tõlgendus isegi käib, eks ju. Aga kui nüüd mindi üle, näiteks Vene koolkonnas mindi, eks ju, 1. veebruar 1918 mindi üle, siis ma tegelikult guugeldasin sihukest asja, et justkui me peaks oma sünnipäevad arvutama tagasi see 13 päeva. Sest et tarod istuvad ikka oma selles keskaegses fluidumis. Vot nii. Issand, kui huvitav. No nüüd tekkis mul järgmine küsimus, et okei, see, kes on sina nüüd, kui näiteks oled teisel päeval sündinud, kas sa peaksid... Siis oleks mu 20 jaanuar, mis on mu tütre sünnipäev. Jaa. No ühesõnaga, kuulge, nüüd teile väike kodutöö, kommenteerige, kes teab, see jagab meiega. Vaikida ei tohi. Ja mina ka vastust ei tea, lihtsalt mul on see küsimus ja miks mul küsimus tekkis selle sama vanaemaga seoses, sest tema on sündinud 1907 ja ma tahtsin ka nii astroloogiliselt kui kas või numeroloogiliselt võrrelda, et kuidas meie nagu omavahel nagu matchisime, eks ju, aga
aga no kui vahepeal jäi 13 päeva vahele, aga taevakehad ju ikka liikusid edasi, eks ju, et mul nagu tekkis selle koha pealt tegelikult error, mitte et ma ühte ega teist asja nagu justkui tahaksin nagu niimoodi, et mul enda jaoks tekkis error, et oota, aga kas siis vanaema Merkuurid ja asjad nüüd hüppasid ka 14 päeva edasi või kuidas see siis asi käis? Vot see selline lugu. oota, nüüd on väga, mul on juhtunud ühe koeral üks äpardus, kohe. Ma näitan teile, mis meil juhtus. Ta tuli mul lihtsalt näitama, et tal on lips on viltu. Ma sätin selle korda. Tüdrukul peab lips korras olema. Muidugi. Ja, vaata, nüüd ta tuli nogistama. Ta meeldib ilmsesti püherdada kogu aeg siin rohu sees. Nii, aga mul tekkis jällegi küsimus. Oota, mis küsimus siin ikka? Kui näiteks 13 päeval sündinud inimene, siis sealt nüüd tagasi võtta, siis järelikult on 31 sündinud või? Jah. Igas kuus ei ole ju 31 päeva, mõnes kuus ei ole. No niimoodi oli, eks ju, et 31. jaanuarile järgnes 14 veebruar, eks ju. Ja minu vanaema on ka, oli siis uue kalendri järgi, ehk siis meie ju pidasime 20. kuupäeval tema sünnipäeva, muideks septembrikuu inimene, aga kui ma kirikuraamatutest ei midagi siin, aga kirikuraamatutest vaatan, siis ta on 7. kuupäeval sündinud. Magic. Eks ju. Ja, eks ju. Et ei midagi erilist. Ei, absoluutselt. Ei see, et nagu mul kõik õhus keerab praegu, see on okei. Et see kõlab asja, see kuulub asja juurde. Jah, räägi. Ei, see nagu ongi, sest et minu see sünnikuupäeva 2 oleks ikka 2. Noh, see 20. jaanuar oleks ju ikka 2, on ju. Aga vanaemal on suur vahe, kas tal on seal nüüd see 2 või on seal 7 tegelikult, on ju. Et ja. Ja, sest mina olen 16 päev sündinud ja ma lahutan seal 13 ära, siis ma olen 3. Ja. 16 ja 3 on väga suur vahe. Ja, eks ju, et nagu, aga mõnikord ongi see, et nii on, nagu praegu on. Kui me võtame jälle, asi on ju alati tõlgenduses, igal asjal on ju alati tõlgendus, eks ju. Ja kui see on nii, nagu on, no see on sama nagu Veeda ja lääne astroloogiagi, eks ju. Need on ju nagu erinevad üksteisest ju tegelikult nagu, ma ei tea, siga ja kägu. aga tegelikult mõlema viljelejaid on ja mõlemasse uskujaid on ja tegelikult nii ongi. Et mida sa nagu rohkem ise omaks võtad, see on õige. Ja see on nii huvitav, siis kui me Timo Reinpaliga ka arutasime siin seda, peakski Timo uuesti külla kutsuma. Et meil jäi just kokkulepe, et siis mingi aeg jälle saame kokku, arutame siin numeroloogilisi maailmasid, siis tema on ka täiesti Veeda astroloogiat paneb sinna sisse ja veel aastate jooksul on tal suur kogemus, minule vähem kogemust, aga see koolkond, kus mina tulen, see ongi tarokaartidega seotud jällegi ja siis Timo ütles, et tema jälle sellega tutvunud ei ole. Ja aga jälle, kõik on õige, sellepärast, et siis, kui ma ka räägin nendest numbritest, te tunnete ju ennast ära. Timo räägib asjadest, on ju, siis te tunnete sealt ka ära, mina ka Timo jutust tunnen ennast ära. Nii et kõik on õige. Ärge pabistage, kõik on õige. Jah. Aga mis ma tahan ütelda, kas te kuulasite nüüd natukene, kui ei kuulanud väga teraselt, kuidas Riina rääkis, siis Riina sees on väga tugev see 9. ja 18. energia. Ma näitan lihtsalt korraks kaarte, kes nüüd korraks nüüd sisse hüppas ja mõtleb, et mis värk teil siin toimub Riinaga, mis te mässate, tüdrukud. Siis vaadake, see on magic selle naise sees, sellepärast et kui ma räägin, et 7 on Sherlock Holmesid, vot siis see naine või siis mees, kellel nüüd on, vaadake, mis siin toimub. Ma näitan sulle veel ühte sellist asja. Sa oled ju praegu 59, eks ju? Ja, kohe hakkab pihta. Vaata, mis siin toimub, jah? Kas sa näed hästi praegu, et siin... Näen väga hästi, jah. 60-aastaselt hakkab sul trall pihta 9-18, 9-9-18, 9-9-18. Sa oled täielikult selles, noh, ma ei ütleks nüüd niimoodi, et esoteerilises maailmas, aga siin sul võib näiteks täitsa vabalt plahvatada ka selline anne, kus sa tahad jagada neid samu asju, mis sa praegu meiega jagasid, siis ütleme,
ma panen selle peitu siit, tuli natukene teist infot ka, aga sa hakkad sedasama, mis sa praegu rääkisid, hakkad näiteks täitsa oma kanalil kuskil jagama, sest sul on nii palju informatsiooni. Ehk siis see vaimse õpetaja, see ei ole õpetaja, aga see on nagu vaimne tegelane, see, et sa jagad, sul on seda vana tarkust nii palju. Ja see, et kui sa ütlesidki, et vaata, sa olid enda vanustest tüdrukutest, noh, lastest olid ju vanem, eks ju, siis see 9 elude number viitab väga selgelt, et sa oled väga vana hing. Et kuigi jällegi vaadata sünnipäeva järgi on 2, eks ju, siis peaks olema noor, aga tegelikult sinu sees on nii mega palju vana tarkust, kui sa ütlesid, eesti keeles rääkisid või eesti keeles õppisid, siis sa ei saanud aru, mis keel on, nagu võõrkeeles räägiks. Seepärast, et arvatavasti sinu hing mäletab väga palju erinevaid keeli. Ja noh, siin on muidugi hästi kihvt ennast veel uurida veel mingite, noh, ma ei tea isegi, mis see professionaalsus võiks olla, aga need inimesed, kes näevad ja tunnetavad konstellatsioonid ja värgid-särgid, millega kõike saab neid tehnikaid, kes valdavad, siis saab ju veel uurida, mis või kes sa oled, selline. Aga kui isiklikust aastast rääkida, kui lahe, väga huvitav. Vaata, kui kihvt. No jäta lihtsalt praegu meelde see, et vaata siin 58, 59 viitabki sellele, et sa oled siin 5. aastas ja 5. aasta energia liigub siis siit selle sünnikaarti järgi 9-sse, siis hakkab sul puhas maagia. See on pihta, esoteeriline elu, aga samas ka jah, fotograafindus, maalimine võib tulla, võib-olla hakkad midagi mandalaid joonistama, ma ei tea, kõik sellised, mis on nagu vaimsed maalid või noh, mida iganes, sa veel ei tea. Ole avatud kõigele. Siis sinu isiklik aasta, mis me arvutasime siin ka kokku, et noh, ma siis näitan siin, mis ma siin märkisin, saate ka vaadata. Ehk siis selleks siis on vaja sünnipäev ja kuu ja jooksev aasta, siis 2026 kokku liita, see on siis 14 alguses. See tegelikult viitab mõõdukusele, et üle võlle ei lähe, samas on ka 5 ehk siis tugev õppimise aasta, võib-olla ka õpetajaks olemine näiteks, kas siis endale või oma sugulastele, mida iganes, aga samas see viitab, et hästi palju arengut on. Ja 2027 viitab siis 17, mis tähendab, ei, see ei ole 17, 15, ma ei saa oma käekirjast aru. 15 tähendab seda, et ka sul tuleb hästi palju nagu suhelda ja iseendaga tuttavaks saada. 6 on hästi tugev selline iseenese armastamine, iseenese austamine ja samamoodi ka sealt areneb selline tead nagu terapeut, psühholoog, andmete edasiandmine läbi inimeste tunnete ja kõik selline noh, saad aru küll, sealt saab arendada kuhu iganes. No ja siit, mis 28 aasta viitab, siis 16 ja 7, 16 alati näitab seda, et midagi, mida sa oled enne teinud, enam jätkuda ei saa, et mingisugune väike keerdkäik tuleb alati paremuse poole, et mingisugune sündmus toimub, et võib-olla kas asukohavahetus, töökohavahetus või mingisuguse asja veel juurde võtmine lisaks sellele, mis sa praegu teed. Aga tavaliselt see viitab 16 ikkagi sellele, et midagi laguneb ja midagi uut tuleb, midagi väga põnevat. Võib-olla ka elukohavahetusega seotud, ma vist ütlesin seda juba. Aga samas, kui mitte midagi neid asju siin, mis ma just loetasin, ei ole tulemas või et ei näe, et tuleks või sellel aastal ka midagi ei ole, siis see tähendab seda, et sa võtad enda seest, hakkad veel rohkem uurima asju veel lahti. Saad aru, veel lähed sügavamale, seepärast, et kui sa mäletad, sünnikaardis hakkavad tulema need 9, 18, ta. Mina arvan, et sa lähed veel rohkem, saad aru, sa saad mingisugused teadmikud lahti ja sa tuled meile sellest rääkima. Kui sul enda Youtube'i kanalit pole, siis sa koputad mulle seal läbi Messengeri, ütled Merike, sa ei kujuta ette, mida ma tean. Davai, tule räägi ära meile, mis sul seal on. Vot. Võib-olla küll ja võib-olla. Vot selline lugu sinuga, selles suhtes, et ega ma rohkem ei luusikski, et ma arvan, et sellest on väga palju juba, mis me kõik välja uurisime ja rohkemgi veel. ma arvan ka, siin on nüüd mõtteainet mullegi, nii et mul on nüüd jälle tükk aega nagu tegemist endaga, eks ju, et mis seal siis nüüd veel kõik asjad nagu on ja mis võib tulla. Ja siis noh, ütleme siis 9 ja 18 seal tervise kolmnurga, siis ütleksin niimoodi, et sa arvatavasti, noh, seda ikka on vaja lisada, sellepärast, et kellel on ka edukuse koodis see viimane number 9, sa oled olnud elus nagu väike käsnakalle, et sa väga kiiresti tajud teiste inimeste muresid, ka mingid tundmatud haigused võivad sulle tulla, nii et sa nagu mõtled, et et mul oli nagu kõik on okei olnud, ehk siis see 9 seal ja 18 viitavad tervise kolmnurgas, et sa oled käsnakalle, kes võtab, kui sa ennast kaitsta ei oska või kuidagi väga selline tipp-topp oma mõtetes ei ole, võid võtta alateadlikult teiste muresid enda kanda. On sul olnud midagi sellist või?
no jaa, okei võib arvata küll, et on. No siin oli alles, ma arvan niimoodi tegelikult, et see oli alles, kui ma nüüd tõlgendan sedasama juttu, eks ju, et siin alles eelmisel aastal, kui mul oli isiklik aasta 4, mis on niisugune väike niisugune väljakutsete aasta, mul oli neid palju, neid väljakutseid, aga üks siis niisugune karmim oli siis seoses mu lähisugulastega, nende tervistega, nende surmaga ja ja pärast mida ma justkui ise ka alla andsin. mm.. Et ma nagu tol hetkel olingi nagu see, pole hullu, kõik on hästi, kõik lähme edasi ja noh, ikka elus ju tulevad asjad ette ja niimoodi, et aga jah, oli palju ootamatust ja ma arvan, et ma tegelikult selle mure, mul nimelt onu, kes on mu ema kaksikvend, siis mäletan siis selle siinjuures, et, et mu enda kaksikvenda ju ei olnud, eks ju, et ja onul oli hull mure ja ma arvan millegipärast, et ma ja võtsin selle nii, et ma sattusin natukene ka meditsiini kuidas kaisu, -hmm. mida ma mul tavaliselt ei ole seda lihtsalt vaja olnud. jälle, ärge küsige, miks. Ma ei tea, miks mul seda vaja ei lähe ja mitte, et ma oleks nagu raudpolt terve, aga ma lihtsalt näen mingisugust muud lahustumisvarianti lihtsalt oma teemadele. Aga ja see asi nagu lõppes ära koos 4. aastaga, nii et tuli uus ja uhke 5. aasta ja siin me nüüd siis oleme rõõmsasti. ehk Ja siis ma ridade uued väljakutsed ka. ja ehk siis ma ridade vahelt ütlen, no vaadake, ma näitan veel korraks, ehk siis number 4 aasta tähendab alati seda, et seal tuleb mingi väike ümberstruktureerimine ja elu justkui kingib sulle huvitavaid väljakutseid selleks, et sa sealt välja tuleksid. Seepärast, et need kogemused on alati meile millegi jaoks vajalikud. Muidugi seda on mul nagu lihtne ütelda, sest no minul on ka omad 4. aastad, eks ju, ja meil kõigil, aga sind üllatas ta sellega, et tuli mingi tundmatu haigus, millele ei saadud mitte kuidagi muud moodi jagu, kui lihtsalt tuli uus aasta energia number 5 ja see kadus ära. Et Täpselt. meditsiinihammas ka peale ei hakanud. Ja ei noh, nad arvasid, et mul on astma, aga ma ütlesin kohe, et mind saadeti teile siia, noh, pärast mind uuriti veel kuu või poolteist, aga ma ütlesin kohe, et ma ei tea, ma pean siin nüüd mingeid aparaate, et mind saadeti siia astmat uurima, et ma igaks juhuks ütlen ära, et mul seda ei ole, aga noh, kui teil peate oma selle paberi ära täitma, et siis ma mängisin nendega 3 korda seda aparaadimängu kaasa ja siis nad lõpuks ütlesid surmtõsise näoga, et astmat me teilt ei leidnud. Nii et astmat ei olnud, noh, väga tore, et mängisime natuke, ma sain sõita ja nii oligi. Et jah, et niimoodi mul juhtuvad need asjad mõnikord küll ja jah, mul ei ole nagu väga palju niisuguseid asju olnud, aga terves elus, terves pikas elus. Aga niisuguseid imelikke, ütleme, imelikke ma ei tea, mis asi see on, terviserikkeid või jalust rabamisi, mõned on jah, aga ma ei tea, kust nad tulevad, mida nad näitama, ilmselt nad näitavad siis midagi. Vaata nüüd, lähme nüüd kuskilt mujalt edasi, ma arvan, et see on see koht. Ja jälle siis kutsun teid kuulajaid kaasa mängima, mitte kaasa mängima, no okei, ma ütlen välja ikka, no kui suust tuleb, mis ma teen, onju. Et kaasa mängima seda mängu, et jagage kommentaarides ka siis seda lugu, et kuidas teil on need asjad olnud, just teie eriti, kellel on edukuse koodi lõpud need 29. Et teil arvatavasti on ka mingid sellised kogemused oma elus. Sellepärast, et mis ma ütlen siis selline 2,5-aastase kogemusega numeroloog. Et numeroloogia on tegelikult üsna lihtne. Kui sa hakkad jälgima selliseid inimesi, näiteks nii nagu Riina, kes on sündinud 2. päeval ja veebruaris, hakake vaatama enda ümber neid inimesi. Millised nad on? Tavaliselt nende nagu käitumised, mingid mustrid alati korduvad. Mina kui 16 päev sündinud märtsikuu laps, siis mina hakkasin numeroloogias, muidugi ma sain ju vihjeid, et hakka vaatama. Muidugi kui on näiteks 16 ja september, nõks teine tera, aga põhifunktsioonid on ikka samad ja muidugi see, mis viskab natukene siis vererõhku üldse nagu kõrgemale või madalale, on see, kui sa teed edukuse koodi ja sa saad algusotsa ikka sama, aga lõpp läheb nagu ära, on ju, siis ongi vot see, et kas saad aru või sa ei saa aru. Aga mina tänan, Riina.
sest ülipõnev oli nagu võrratult põnev, nii et vaata, kui me oleksime loobunud mõlemad, siis kui tehnika alt vedas, siis me ei oleks saanud nii mahlaseid teemasid praegu üles tõstatatud. ja mina ka väga tänan, väga põnev oli. ja, Nii hirmus ei olnudki, kui ma alguses kartsin. jaa, nii et nüüd sa võib-olla saad hiljem aru, miks sa selle väljakutse pidid endale välja pakkuma. Sest nii nagu Riina ütleski, et ta kirjutas mulle hästi kähku peale seda ära ja siis ta lõi põnnama. Aga ma ei mäletagi, kuidas see protsess käis, aga ma ütlesin, mis sa jännid seal, davai, teeme ära, et see on nüüd sill. Vot niimoodi, nii et kõike vahvat teile kõigile ja sulle ka palju armastust, Riina, sinna. ja suur tänu, Merike. Järgmiste toredate kohtumisteni. Täpselt nii. Tšau, Ja. tšau.